tere! Täna räägime siis murdvõrratustest. Nii et sissejuhatuseks tänase video eesmärgid on siis mõista, mis on murdvõrratus ja osata murdvõrratusi lahendada. Räägime veits siis ka murdvõrratusest. Et siis murdvõrratus on võrratus, mis sisaldab muutujat murru nimetajas. Siis on siin väike näide, mis peaks murdvõrratus välja nägema nagu. Ja murdvõrratuse nimetaja muutuja ei saa olla 0. Nii et selles näites x ei võrdu 3-ga. Ranges võrratuses see väga ei muuda midagi, aga mitte ranges siis see küll muudab. Aga te hiljem näete. Murdvõrratuse lahendamiseks siis tuleb asendada murd korrutisega, määrata korrutise nullkohad, kanda korrutise nullkohad, kanda nullkohad x teljele ja skitseerida abijoon ning leida lahendi hulk. Niisiis kohe esimene ülesanne, et kui te saate hakkama nüüd kohe varakult, siis jõudu tööle, pange video pausile ja tulge vaadake, kas see on õige pärast. Nii et esimene asi, mis sa pead tegema, on siis asenda murd siis korrutiseks, too see nimetaja siin ülesse. Aga sa pead meeles pidama, et no praegus olukorras see ei ole nii tähtis, sest see on range võrratus. See x ei kuulu siis, x ei võrdu 0 siis. Ja no siis nullkohad on siis 2/3 ja 3. Koosta siis arvtelje, lisad need nullkohad ja teed siis kasutad siis seda sama intervallmeetodit. Et alustab siis paremalt ülalt. Näeme veidi nagu parapool. Viirutad siis selle positiivse osa ära ja saadki siukse vastuse. Ülesanne 2. Võite vabalt nüüd pausile panna. Ma hakkan nüüd lahendama. Nii et asendan murru siis korrutiseks. Leiad need nullkohad ülesse. Siin on siis -0,6 ja 0,4 ja asetad need siis arvteljele. Näed, et see on mitte range, nii et teed kandilised jooned ja nüüd siis see on negatiivne see tundmatude korrutis, nii et see joon algab siis paremalt alt. Ja kuna nimetajas murd ei tohi võrduda 0-ga, siis see 0,4 seal muutub mitte rangeks, sest see ei kuulu enam vastuste hulka, sest see nimetajas. Nii et see tuleb siis välja sellisena, see joon. Ja kuna me leiame siis positiivse hulga, siis vastus ongi seal. Ja lahendi hulk siis on sellisena, tuleb välja, et x kuulub kandilise sulg -0,6 nii 0,4 ümarsulg ja see on kõik. Järgmine ülesanne, siuke ütleme siis keerukas murd, et ka mitte range. Et pange video pausile, kui te tahate. Hakkan nüüd siis tegema. Esiteks siis esiteks sa siis asendad murru korrutiseks, tood need ülesse, aga pea meelest, mis nimetus oli, nende nullkohad ei võrdu siis 0-ga. Et see on mitte range ka, nii et seekord on see vajalik. Ja nullkohad on siis pluss ja -3, 1/3 ja -2. Et on siis 4 nullkohta ja koostad arvtelje, lisad siis kõik sinna. Et näed ka, et -3 ja 3, sest see oli lugejas, need on siis mitteranged ja need, mis nimetajas, jäävad siis rangeteks, sest need olid nimetajas ja ei saa olla siis 0, ei saa siis olla lahendi hulgas. Ja tulebki siis siuke värk. Ja siis vaatad, et kõik tundmatud on positiivsed, et siis see abijoon algab siis paremalt ülalt. Alguses kandiline, siis tuleb siuke ümar, siis uuesti kandiline, et peaks umbes selline olema.
et see lahend on siis negatiivne, nii et see lõppvastus siis on siis selline. Nii, aga kokkuvõtteks siis murdvõrratus on võrratus, mis sisaldab muutujat muru nimetajas. Murdvõrratuse nimetaja muutuja ei saa olla 0. Ja lahendamiseks tuleb asendada murd korrutisega, määrata ja kanda 0 x teljele, skitseerida abijoon ning leida lahendi hulk. Et see on siis kõik. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni!